Tere, siin Tauno. Selles videos siis lahendame rekursiooni ülesandeid. Meil on siin siis üks funktsioon recfun ja rekursioon ongi siis selline alamprogrammide defineerimise meetod, kus siis selline defineeritav alamprogramm kutsub välja iseennast. Et siin siis kutsub välja iseennast recfun n+2. Sarnaselt siis tsüklile või siis iteratsioonile võimaldab rekursioon kirjeldada korduvtäidetavaid protsesse. Nii et need asjad siis on sellised korduvtäidetavad. Ja rekursiooni kasutatakse laialdaselt programmeerimises, arvutiteadus, matemaatikas, keeleteadus, muusikas, kunstis ja mujal. Nii et vaatame, mis siin siis ilmub ekraanile. Proovime kõigepealt seda teha käsitsi, ehk siis funktsioon saab ette -7 ja see vaadatakse, kas see -7 on suurem kui 0. Kui ei ole, siis väljastatakse ekraanile. Nii et ekraanile väljastatakse -7. Ja funktsiooni kasutatakse uuesti selliselt, et ette antakse -7 + 2 ehk siis -5. Nüüd vaadatakse, kas see -5 on suurem kui 0. Ei ole, väljastatakse ekraanile. Panen siia kommentaarina -5. Ja seejärel taaskord käivitatakse funktsioon argumendiga -3. Nii, kas -3 on suurem kui 0? Ei ole. Tuleb siia siis see -3 ja jälle uuesti. Nii et nüüd funktsioonile -3 + 2, mis on -1. Kas see on suurem kui 0? Ei ole. Väljastatakse ekraanile. Ja nüüd siis antakse funktsiooni argumendiks -1 + 2, mis on siis 1. Ja kas see 1 on suurem kui 0? Jah, on. Ja väljastatakse ekraanile E. Vaatame, kas see vastab ka tõele. Tõesti, selline rekursiivne funktsioon siis väljastab ekraanile -7, -5, -3, -1 ja E. Proovime nüüd ise ka ühe rekursiooni kirjutada. Et meil on selline programm, jäneste kõrvad, et igal jänesel on siis 2 kõrva. Ja tuleks siis arvutada rekursiivselt jäneste kõrvade koguarv, kus siis argumendiks on jäneste arv. Ehk siis kui meil on argumendiks 0, peaks 0 olema, kui 1, siis 2 ja 2 jänese puhul siis 4 kõrva. Ja teeme siis sellise rekursiivse funktsiooni. No, teeme siis funktsiooni kõrvu. Ja see saab siis ette ühe n-i. Nüüd, kuidas siis seda funktsiooni teha? Noh, ilmselt see n on siis jäneste maksimumarv ja me peame siis hakkama neid jänesid vähendama ühe võrra ja iga selle vähendamise juures peaks siis lisanduma 2 kõrva. Nii et me baasiks saame võtta kuni siis n on 0. Siis kui on 0, siis on 2 kõrva. Ja vastasel juhul tagastatakse siis kõrvu ja võetakse siis see funktsioon n-1-ga ning lisame siia siis 2 kõrva. Ehk siis sammuks võtaks jäneste ühe võrra vähendamise ja lisaks juurde 2 kõrva. Ja proovime ka siis print kõrvu ja kas see 4 siis töötab. No 4-ga peaks siis 8 tulema. Aga ma panen käima siis selle debugiga, vaatame, kas kõik töötab nii nagu peab. Võtan F7. Nii, funktsioon saab ette 4, kas 4 on võrdne 0-ga? Ei ole. Siis hakatakse vaatama 3-ga. Kas 3 on võrdne 0-ga? Ei ole. Siis 2-ga. Kas 2 on võrdne 0-ga? Ei ole. Siis 1-ga. Ja nüüd tuleb siis 0 koht. 0-ga. Ja 0 jänese puhul on 0 kõrva. Nüüd läheb eelmise funktsiooni juurde tagasi, kus n oli 1.
ja sellepärast ongi see 2 oluline, ehk siis 0 + 2 on 2. Nüüd, kui see n oli 2, on see 4, n oli 3, on see 6, n oli 4, on see 8. Ja ekraanile tõstetakse siis 8. Ma võtan selle programmi kaasa ja arendame seda nüüd edasi. Ja arendame seda programmi edasi selliselt, et jänesed seisavad reas samamoodi, aga nüüd on nad nummerdatud. Esimene jänes, teine jänes, kolmas jänes ja nii edasi. Ja paaritutel kohtadel olevatel jänestel on 2 kõrva ja paarisarvulistel kohtadel jänestel on ka üks käpp üles tõstetud. Ja eemalt paistab nagu neil oleks 3 kõrva. Ja leiame siis nüüd selle jäneste kõrvade koguarvu. Ilmselt saame seda sama programmi kasutada. Noh, näiteks 0 puhul see lausa töötab ja 1 puhul. Aga 2 puhul tekib siis see probleem, et see on paarisarv ja siin tuleb üks käpp juurde, nii et on 5 kõrva. Mis siin siis teha? No ilmselt see lõputingimus jääks meil samaks, aga me peaksime panema siia ühe tingimuse, kas tegemist on paarisarvuga või paaritarvuga. Nii et kui on paarisarvuga, elif n jagades 2 annab jäägiks 0, nii saime siis paarisarvu kontrollida. Mis siis paarisarvu korval tagastatakse? Kõrvu, see tuleb ikka n-1, vähendame 1 võrra, aga siis lisandub 3 kõrva, vastasel juhul 2 kõrva. Nii, proovime samamoodi. 4 jänest, 4 ei ole 0, nii kas see 4 jagub 2-ga? Jah, paarisarv, siis lisatakse 3, aga enne veel, kui seda teeme, meil on vaja teada, mitu kõrva on siis 3 jänese puhul. Nii, 3 ei jagu 2-ga ja sellisel juhul lisatakse 2, aga me vaatame enne, palju on 2 jänese puhul. 2 jagub 2-ga, nii et vaatame veel 1 jänese puhul, 1 ei jagu 2-ga. Ja siis liidetakse 2 ja jõuame 0 juurde ja 0 puhul tagastatakse 0 kõrva. Nii et 1 jänese puhul on siis 2 kõrva, 2 jänese puhul lisandub siia veel 3, 3 jänese puhul siia siis veel 2 ja 4 jänese puhul siis veel 3, nii et kokku tuleb siis 10. Nii et selliselt saame ise lahendada rekursiivselt ülesandeid. Kus siis reaalselt kasutatakse rekursiooni? No, siin on üks näide. Esmapilgul tundub võib-olla natukene keeruline, aga vaatame ükshaaval üle, mis siin siis on. Et tegemist on siis sellise funktsiooniga, mille nimi on otsi koht, antakse ette järjend, mingi arv, järendi algus ja järendi lõpp. Noh, näiteks järendi algus oleks 0 ja lõpp oleks siis järendi pikkus -1. Ehk siis viimase elemendi koht. Ja mida siin kontrollitakse? Esiteks kontrollitakse nii-öelda baasi, et kui on jäänud üks element, et mis siis tehakse. Ja siin on siis selline asi, et kuna seda keskkohta on siin suhteliselt keeruline leida, et paaris ja paaritarvu puhul on see erinev, siis on siia baasile pandud ka 2 tingimust. Et kui see algus on väiksem kui x, siis tagastatakse algus +1, vastasel juhul algus. Nii et võrreldakse siis esimese elemendiga ja siis vaadatakse, kumb tagastada. See on siis baasiks. Ja kuidas siis see samm tekib? Siin siis leitakse keskkoht selles järjendis. Noh, meil on siin näiteks selline järjend ja siis tehakse seda selliselt, et tehakse täisarvuline jagamine. Ja see ongi näide, kus on vaja kasutada täisarvulist jagamist. Ja kui selle keskkoha leiab üles täisarvulise jagamise, siis hakatakse vaatama, kas see järjendi keskkoht on väiksem sellest otsitavast arvust. Ehk siis hakatakse niimoodi poolitama. Noh, nii nagu näiteks sõnastikust otsite mingit sõna
teete keskelt lahti ja siis vaatate, kas see sõna, mida te otsite, on sellest keskkohast eespool või tagapool. Kui on eespool, siis teete eespoolt lahti, vaatate, kas on sõna on sealt eespool või tagapool, siis siin toimub samasugune asi ja see nimetaksegi otsinguks ja hakatakse poolitama. Ja kui see keskkond on väiksem kui X, siis hakatakse otsima sellest piirkonnast, nii et alguseks võetakse keskkoht ja lõpuks järendi lõpp. Kui X on väiksem kui see keskkoht, siis hakatakse uuesti otsima, aga alguseks võetakse algus ja lõpuks võetakse siis keskkoht. Ja niimoodi poolitades lõpuks leitaksegi, kus siis see element siin järendis lõpuks paikneks. Näide ka selle funktsiooni rakendamisest, olgu meil selline järjestatud järjend, see peab olema just järjestatud siis. Ja hakatakse siis otsima siit järjendist arvu 10, et mitmes elementi siin siis oleks ja võtame terve järjendi alates 0-st, see on siis esimene element, lõpetatakse järjendi pikkusega -1, see oleks siis see viimane element. Kus see 10 võiks olla siis? 4. kohal, nii et 0, 1, 2, 3, 4. Vaatame, kus 0 võiks olla. 0 oleks siis siin 0. kohal. Kus võiks olla näiteks 13, 5. kohal. Ja selliselt saabki siis seda kasutada. Et hetkel tal siin väga suurt rakendust ei ole, leiab asukoha, aga näiteks kui hakata sorteerimisalgoritme rakendama, siis sorteerimisalgoritm kasutabki sellist kahendotsingut, et vaadatakse, kuhu see element paigutub ja pannakse siis sinna ja hakatakse niimoodi neid elemente paigutama. Vaatame siis sellist ülesannet, mis tuleb teil ka siis eksamitöösse, kus siis on funktsioon ja tuleb siis ennustada, mida see rekursiivne funktsioon ekraanile väljastab. Kuidas siis seda ülesannet lahendada? Võib-olla kõige lihtsam oleks siis vaadata sellist asja, et kuidas see hargnemine toimub. Ehk siis näiteks esimesena toimuks siis selline asi. Nüüd, kui me siia funktsiooni lähme, siis me näeme, et tegelikult tuleb siia liitmine. Nii et selleks, et me saaksime seda liitmist teha, tuleks meil siis kõigepealt vaadata, kas X on väiksem kui 0. Ei ole. Seega tekib siis see funktsioon pluss see funktsioon. Mis see x-1 on siis? See on siis 1, see on siis 2 ja see on siis x-2, see on siis 0 ja see on siis 3. Nüüd hakkame järjest siis seda vaatama. Kõigepealt siis see, mille summa siis see on. See on siis x-1 on 0, x plus 2 on 4 ja see on siis -1 ja see on siis 5. Nüüd vaatame kõigepealt siis seda, mille summa siis see on. Ilmselt see on siis -1, y on siis 6 ja see on siis -2 ja y on siis 7. Ja seni arutame need lahti, kuni kõik asjad on siis negatiivsed. Nii, see nüüd sai negatiivseks. See sai ka siis negatiivsed, need x-id. Aga see on ka veel vaja siis lahti võtta.
kuna siia juurde tuleks siis see ka lõpuks liit. Mis see siis on? See on siis -1, 5, -2 ja 6. Ja nüüd tuleks hakata siis neid asju siin tegema. Nüüd silmas peame seda, et iga kord, kui see funktsioon välja kutsutakse, väljastatakse ekraanile, vastab Y. Nii et kõigepealt, kui see funktsioon välja kutsutakse, siis see Y on siin 0. Ja siis selle puhul Y on 2. Siis läheme siia, selle puhul Y on 4. Nii, mõlemad on negatiivsed arvud, nii et me jõuame siis selleni, see on 6 ja selleni, see on 7. Nüüd saame siia tagasi minna. Nii, selle me saime. Nüüd oleks selle puhul ka vaja. See on 5. Ja nüüd see on olemas. See on meil väljastatud ekraanile. Läheme siis selle juurde. Siit tuleb siis 3. Ja nüüd läheme siis selle juurde. Siit tuleb siis omakorda 5. Ja läheme selle juurde. Siit tuleb siis 6. Nii, ja nüüd tuleks vaadata, mis arvud siis kokku liidetakse. Nii, me läksime siia sisse ja see omakorda on siis see. Seal võib ka neid näiteks niimoodi märkida. Aga siis see oleks niimoodi. Siis hakkame kõigepealt liitma kokku. Nii, peame siis tagastama selle Y kõigist nendest, kus on negatiivne arv. Nii et siit tagastati 6, siit tagastati 7. See on kokku 13. See on siis 13. 13 pluss 5 on 18. Nii et see on siis 18. Ja see siis, mis see oli, on siis 5 pluss 6, see on siis 11. Nii et see viimane peaks olema siis 29 siin. Ma jätan siia sulud, et see arvutustehe oleks olemas. Nii et sellise loogikaga mina siin leiaksin tulemuse. See on natukene keeruline, aga paberil saab hästi niimoodi nooltega tõmmata. Ma siin visuaalselt pidin siis selliselt lahti arvutama. Vaatame, kas see nüüd üldse vastab tõele ka. Panen käima. Jah, tõesti, need arvud siin tulid. 0, 2, 4, 6, 7, 5, 3, 5, 6 ja lõpus siis 29. Nii et eksamil peate olema valmis sellise lahenduse leidmiseks. Ja siia arvutuste juurde lisaks vaatame siis sellist näidet, et on siis sellised puuprogramm, kus siis sammuks on puu pikkus. Et kui see on siis väiksem kui 5, siis tullakse algusse tagasi ja vastasel juhul siis tehakse sellised joonistused. Nii et vaatame. Nii, üks ja nüüd tuli siis teine selline haru, kus on omakorda harud ja iga haru omakorda harneb siin veel samamoodi, aga väiksemalt. Ja seni harneb, kuni siis selle pikkus on väiksem kui 5 ehk 500 pikslit.
väike random tekitab siia ka puuefekti. Ja viimase näitena vaatame, kus siis arvutiteaduses tuleb veel rekursioon kasuks. Et puust me juba natukene rääkisime. Aga siin on siis selline näide, kus on meil järjend, aga selle järjendi elemendid on üksikud elemendid, on alamjärjendid, mis koosnevad omakorda alamjärjenditest ja need omakorda alamjärjenditest. Ja siin on veel selline järjend, et kui meie oleme harjunud kahemõõtmist järjenditega, kus on ühed alamjärjendid ja sageli just oleme vaadanud neid, kus need järjendid on ühepikkused, siis elementide summa leidmiseks on meil sellisel juhul tsüklit natukene keeruline kasutada, aga rekursiivselt saame minna selle järjendi sisse, vaadata, kas tegemist on omakorda järjendiga, minna omakorda sinna sisse ja selliselt liita need arvud kõik kokku. Nii et vaatame siis seda funktsiooni ka. Ta alguses on tulemus 0, hakatakse siis elementaaval vaatama seda struktuuri. Ja kui siis see struktuuri element on list, et on olemas selline käsklus, mis kontrollib, kas tegemist on siis sellist tüüpi struktuuriga, siis liidetakse selle listi kõik elemendid selle sama funktsiooni abil kokku. Ja kui ei ole list, siis liidetakse see tulemus siia elemendina juurde. Nii et põhimõtteliselt vaadatakse, kas tegemist on listiga, kui ei ole, liidetakse tulemusele juurde. Ja kui on, näiteks selle puhul, siis hakatakse vaatama siia sisse, näiteks esimene ei ole. Ja teine jälle on, siis hakatakse siia sisse vaatama omakorda, kas siin on, vaataks seda 3 ja kui ei ole, siis liidetakse sinna tulemusele juurde. Et paneme siia vahele sellise printi ka, et me näeme neid elemente ükshaaval, mida vaatama hakatakse rekursiivselt. Ja näha tõesti, et kõigepealt vaadatakse siis seda ja ühte, kuna see on, liidetakse juurde summale. Siis hakatakse vaatama seda alamjärjendit. Siis hakatakse esimest elementi vaatama, see on 2, hakatakse seda järjendit, selle esimest osa. Siis liidetakse 3, 4 juurde. Vaadatakse seda, 5 ja 6 juurde. Ja siis selle järjendi viimast elementi, milleks on siis see järjend. 7, 8, 9 ja nende elementi ükshaaval 7, 8, 9 liidetakse juurde. Saadaksegi 45. Nii et selliselt rekursiivselt kontrollides, kas element on list või ei ole, saame kokku liita kõik need arvud, olenevalt kui segaselt need järjendid siin paiknevad.